tere vaatama, kuulama Koma podcasti. Täna on meil selline episood, kus me saame taaskord ühest noortetööst rohkem teada, kuuleme erinevaid lugusid ja kaks vahvat noortejuhti on ka siin külas. Minu nimi on siis Indrek Tambek ja külas on siis Anita Lantsov ja Mari Murga. Tere neiud! Tere! Te tulite siia Türilt. Ja. Nii et võib-olla kõigepealt, räägime teist ka, aga öelge lihtsalt, kus kogudusest te tulete täpsemalt. Türi missiooni kogudusest. Türi missiooni kogudus asub seal Türi kohe seal, öelda, ma ei tea, kas seda öeldakse keskväljak, aga see keskring selle kohe juures seal, eks ole. Ja seal on vahva noortetöö tegelikult juba pikalt toiminud ja nüüd on teie kordus, kui seal on ju särada. Aga võib-olla kõigepealt räägime teist endast natuke, et ma ei tea, Anita, alustame sinust, et räägi lihtsalt, kes sa üldse oled, jah, natuke enda tausta. Ma olen Anita Lantsov, siis veel ma olen suvel abiellumas, nii et siis ma olen ka Murga ja ma olen 20-aastane. Ma olen siis Türi kristlikus missiooni koguduses praegu noortejuht ja jah, see ongi kõik. Töötan oma igapäevaelus väikses martsipani tehases ja kõik. Selline lugu ja sinust on saamas siis Mari nagu laiendatud perekonnaliige, eks ole, mis on väga tore. Mari, kuidas siis sinuga on? Mina olen siis Mari, ma olen 19-aastane, õpin praegu gümnaasiumis, kohe on eksam tulemas. Mina olen meie abipastori tütar, nii et ma olen nagu, veits on nagu onupoja poliitika, aga jah. Vaatan, et huumorisoon ei ole ka kaugel isa omast. Ja. Just. Aga räägi seda, Mari, alusta sina ja siis Anita sinu juurde tagasi, et kuidas te nagu Jeesuse juurde tulite ja üldse kristlaseks saite? No ma olen kristlikus perekonnas üles kasvanud ja mis ma olen 12 aastat olen nagu, no põhimõtteliselt kohe, kui ma olen nagu pühapäevakoolis käinud, ma nagu kõike tean, ma tean nagu mitme kiviga läks Taavet koljatiga võitlema nagu siukseid asju. Aga äkki oli 3-4 aastat tagasi, ma hakkasin käima suvelaagrites ja siis mul hakkas kohale jõudma, et Jumal on rohkem kui lihtsalt tegelane see piiblilugudes, mida ma pühapäevakoolis õppisin. Ja vaikselt hakkaski tekkima huvi, et nagu päriselt teada saada, et kes ta on ja mis ta teeb ja kuidas ta minu elus töötab. Nii et siis nüüd ma viimased aastad olengi päriselt Jumalaga koos kändis. Nii et isegi kui sa tõesti kristlikus peres kasvasid, sa nagu ikkagi oli oma selge äratundmise hetk. Ja võtame siis umbes tagasi, et umbes 15-aastaselt võis see umbes tulla. Umbes siis. Okei, aga ma küsin kohe niimoodi vahele, et kas kuidagi olles just koolis umbes 9-10 klass sellel ajal, et kas kuidagi oli ka sellist eakaaslaste survet või teisi nagu valikuid laual või mõjutusi või kuidas sa navigeerisid selle kõige keskel? Kas selles vanuses on see hästi oluline, mis teised arvavad? Kui ma olen väiksest põhikoolist, siis ma olin terve oma elu olin ma vist ainuke oma klassist, et mul ei olnudki koolis kellegagi rääkida usust ega midagi, ma olingi nagu veits nagu erak natuke. Et kindlasti see oli väga keeruline ja ma arvan, et see on ka põhjus, miks ma nagu just hiljem hakkasin nagu päriselt Jumalaga koos käima. Nii et teatav mõju seal oli ja see võttis nagu aega, et täiesti enda otsust. Anita, kuidas sinuga on? Mina ei tule kristlikust perekonnast, ma tulen väga katkisest perekonnast, mul on väike õde ka, oleme siis 4 üles, kas on tema isa, mina ja mu õde ja meil on üsna selline traumeeriv lapsepõlv olnud selles suhtes, et mu vanemad ei ole olnud kunagi meile päriselt sellised lapsevanemad, nagu üks laps võib-olla vajab. Me oleme üles kasvanud hästi nagu ka vägivaldses perekonnas ja selliste katkiste mustrite taustal, et sellist karjumist ja ebaterveid suhteid oli kõik nagu täis, kuni ühel hetkel mu vanemad siis läksid lahku, kui ma olin 14. Ja siis siis ma jäin õega enam-vähem, jäime isa juurde, jäime 2 ja olen nagu sellest saati oma ajale siis selline vanema eest olnud ja samal ajal ise proovinud üles kasvada. Ja kogudusse ma jõudsin niimoodi, et kui ma käisin 3. klassis,
ma olin siis 9-aastane, siis ma elasin õpilaskodus, sest et kuna meil olid nagu kodus probleemid, siis mind suunati sinna, käisin ainult nädalavahetuseti kodus ja siis sinna tuli üks uus kasvataja, kes oli kristlane, käis meie koguduses ja meie koguduses oli parajasti toimumas noorte alfa kursus, kuhu ta siis mind kutsus kaasa ja siis ma läksin ja siis üks neiu tuli mulle kommi pakkuma, et minuga sõprust soetada, sest et ta isa käskis. See neiu istub siin kõrval ja siis meist said parimad sõbrad, nii et me jäingi siis üsna nagu tema pärast kogudusse käima. Aga selline nagu tõsisem otsus ja pühendumine tuli ka umbes alles, ma nüüd üks päev alles lugesin tegelikult 7 aastat hiljem, et ma küll käisin koguduses niimoodi periooditi, et mõni aeg jäi nagu vahele ja siis ei julgenud pikka aega uuesti minna. Aga siis ühel hetkel, kui ma olin gümnaasiumis, siis hästi palju nagu selliseid raskeid asju oli nagu elus korraga, et aina rohkem jõudis kohale see nagu vanematest tekkinud selline peretaust ja kui katki ma ise päriselt olen ja kuidas ma seda teadvustama hakkasin ja samal ajal see arusaam, et ma saan nüüd täiskasvanuks, et mis minu elus saab, kuidas ma edasi lähen, et vaatasin oma perekonda ja siis ma mõtlesin, minust väga nagu ka võib-olla asja ei saa. Ja siis kuidagi selle keskel tundus, et võib-olla on kuidagi Jumalaga parem või kuidagi see, et ma nagu nägin seda kõike koguduses, siis see võib-olla hakkas minu jaoks tunduma, et kaugelt nagu selline ahvatlevam, et ma tahaks ka seda, et äkki nii on parem elu. Ja et ma ei saa nagu ise enam oma asjadega hakkama, et äkki see on nagu parem viis. Ja siis hakkasin tõsisemalt seda võtma ja pühenduma ja noortekatel käima ja niimoodi. Ja siis siin ma nüüd olen. Siin sa nüüd oled ja just ka sellepärast, et sa oled suisa noortejuht Türil. Teeme siis niimoodi, et kogu aeg käibki niimoodi edasi-tagasi, et alusta sina, Anita, et kuidas sa selleni jõudsid? See lugu, aitäh esiteks, et sa jagasid kindlasti selline asjad, mida on raske meenutada, aga see on osa sinu loost ja et sa usaldasid meiega seda jagada. Aga kuidas nagu Jumal sind siia punkti tõi, et sa oled noortejuht nüüd, et kuidas see areng tuli? Kõigepealt esimene samm oligi see, et ma hakkasin käima noortekatel, et ma hästi pikka aega ei tahtnud. Meie eelmine noortepastor, Mari isa siis, hullult küll kogu aeg kutsus mind, aga ma ikka mõtlesin vabandusi välja, miks ma ei peaks minema. Aga siis, kui ma hakkasin käima, siis tasapisi tuli sealt igasugu selliseid väiksemaid võib-olla vastutusi, mida hakati usaldama, et kas ma aitaksin seal ja samamoodi ka koguduses üleüldiselt tekkis võimalusi hakata ülistustiimis nii-öelda treenima ja mujal ka panustama ja siis ühel hetkel kui meie praegune siis uus noortepastor läks ise ülikooli, siis ta palus hästi paljude asjadega minu abi. Et ilmselgelt see on selline suur pühendumine minna ülikooli ja siis ma ikka rõõmuga võtsin kõik vastu ja tahtsin olla nagu olemas ja tahtsin aidata, aga ma isegi ei taibanud, et ma tegelikult tegin noorte tööd selle keskel nagu päriselt niimoodi, et ma pigem lihtsalt vaatasin seda, et ma aitan neid. Ja siis ühel hetkel paluti mind noortetöö tiimi, küsiti, et kas ma tahtsin. Ma ütlesin jah, hullult kahtlesin, et kas oli ka õige otsus. Ja siis, kui oli esimene noortetöö selline tiimi koosolek, siis hakati rääkima sellest, et nii, et nüüd tahaks asjad on hästi kaua juba nii olnud, meil on üks noortepastor ja üks noortejuht olnud, et tahaks nüüd vahetada, et kas sa oleksid noortejuht? Kohe, esimesel miitingul. Esimesel koosolekul ma veel mäletan, ma läksin sinna ja ma mõtlesin, et ma lihtsalt istun ja vaatan kõrvalt, et kuulan, mis siin tehakse, kuidas siin käib. Ja siis, kui meie noortepastor ütles, et nii, et tema tahaks nüüd
nii-öelda ameti maha panna, et ta annaks oma tiitli edasi meie noortejuhile, siis mina küsisin, et kellest siis noortejuht saab. Ja siis mulle vaadati otsa ja siis ma pidin peaaegu nutma hakkama. Aga jah, niimoodi saigi. väga äge. Kuule, sa mainisid, et sa said ülistustiimis hakata treenima kaasa. Ma tean, et su basskitarri meeldib näiteks mängida. Aga millega sulle veel on meeldinud teenida üldse kaasa? No ma alustasin pühapäevakoolis. Sa mõtled nagu üleüldse või ülistustiimi? Mis need erinevad rollid olid üleüldse ja isegi peale ülistustiimi, jah? Ma alustasingi pühapäevakoolis abilisena ja siis õpetajana. Siis vaikselt tuli see ülistustiim, võimalus nagu noortele just treenida ja sealt kuidagi siis sattusin koguduses tehnikasse, sõnade arvutisse. Mari õpetas mind välja, samamoodi hästi kaua õppisin. Siis igasugused koristamised, uksel tervitamised, põhimõtteliselt kõik, kus koguduses kätt külge vaja panna on, siis ma olen olnud valmis aitama. Ja mulle tundub, et sa tegid nagu hea meelega neid asju. Ja kindlasti, sest et minu jaoks see oli eriti just nagu kodus olukorra kõrvalt, see oli midagi head ja midagi sellist, kus ma tundsin ennast võib-olla ka nagu väärtustatuna, et ma lõpuks tundsin, et see nagu täidab mind kuidagi rohkem ja et elu on midagi rohkemat kui see, mis kodus on. Jaa, aitäh selle vastusest. Ma tahtsingi teada, miks sa olid valmis nii palju teenima ja aitama ja näed. Mari, sina oled ka noorte tiimis, eks ole, et kuidas sinu see, kristlikus peres ja selle sama endise noortepastori tütrena, eks ole, võib-olla on mõned asjad väga loogilised, aga räägi lihtsalt seda isiklikku perspektiivi, et kuidas noorte tiimi juhtimisse nii-öelda siis saada kaasatud, kuidas see välja nägi ja millega sulle meeldib teenida? No nagu me autos arutasime, et meie koguduses kipub olema see nagu teenimise alustamine täpselt nii, nagu Jeesus valis oma jüngreid, et sina nüüd. Ja siis on nagu võib-olla väike küsimärk, et kas sa nagu tahaksid. Ja ega mina ju, kui noorte juht tuleb, küsib minu käest, ega ma ei julge öelda ju. Ja ikka, ma alustasin mängude tegemisega, ma siiamaani tegelen noortekatel mängudega. Et mind ongi väga palju kaasatud niimoodi, et kas sa soovid? Jah, ikka muidugi. Siis pärast mõtlen, et nagu, kas ma ikka päriselt soovin, aga kui ma olen kohale läinud, siis mul on päriselt meeldinud aidata. Et ma olen samuti praegu lastetöös, meil on 2 vanuserühmas, et ma olen nii väiksemates kui suuremates, tehnikavaldkonnas, ülistuses, noortetöös, et kus iganes on abi vaja. Aga milline noortegrupp teil praegu on? Palju noori seal käib? Millised noored need on? Praegu on meil pigem 15-20 inimest kohal enamasti, mis on Türi linna kohta minu arvates päris hea. Meil on, ma arvan, keskmine vanus on selline 15 kanti, ta on hästi palju nooremaid noori, aga minu arust kõik, kes meil käivad, vähemalt enamus neist on väga avatud usule üldse, et need ei ole nagu seal ainult snäkkide pärast, et nad päriselt tahavad teada. Et jah, ma olen väga tänulik. Ja millised erinevaid programme te korraldate oma noortetöös? Kui vaatad aasta lõiget, siis mida te kõik ette võtate? No meil on iga kuu lõikes on meil erinevad noortekad. Meil on tavaline noortekas, kus on ülistus, sõnaosa, snäkid, mängud. Me teeme sööginoortekaid, kus me teeme ise süüa. Ja siis seal on alati mingi väike sõnaosa ja ülistus. Muidu, järgmine sööginoortekas, millal on? See reede, kõik on oodatud. Ma ei saa tulla see reede. Siis meil on time out, kus me loeme ainult piiblit ja palvetame koos ja ülistame. Meil ei ole ei mänge, ei sööke, mitte midagi. Ja samuti me teeme koostööd teiste kogudustega, et me just käisime Valga 4 pühi noortel külas. Nad on meil käinud ja jah. Ja mis me veel teeme? Me teeme vahepeal pannkoogi noortekaid, et kus me lähme Türi linna keskparki ja teeme seal pannkooke ja jagame neid tasuta. Ja siis jagame niimoodi evangeeliumi, et see on kord aastas 2 korda. Ja suve lõpus on olnud, et kindlasti on ülistus ja tunnistused ja lihtne siuke evangeelium on ka alati juures olnud. Väga kihvt. Ja vähemalt praegusel ajal, kui me seda saadet salvestame, ma tean, et te olete ka võtmas ette English Campi suvel, eks ole. Mis te veel nagu suvel teete või kas on veel mingeid asju või see English Camp on põhiline nagu suvine laager?
Praegu ongi kõige suurem on jah English Camp, aga lisaks me veel see aasta mõtlesime, et ühendaks veel rohkem noorte ja lastetööd ja sellega seoses aitame siis korraldada meie lastetööjuhtidel, oleme siis nii-öelda käepikendused, sellist lastele nagu linnalaagrit, et meil on iga aasta alati olnud suvine lastelaager, mis võib-olla see aasta siis on natuke teisel kujul ja noored aitavad seda korraldada, et see on siis nagu teine selline natukene suurem asi. Ja me tegelikult täna tahame nagu mõnes mõttes teie noortetöö näitel rääkida ka siis mingitest treening või evangeliseerimise jungerlusmaterjalidest, aga enne kui me sinna veel jõuame, mul on nagu natuke see küsimus pakitseb, et teie lood on nagu üsna erinevad, on ju, kristlikus peres, pigem hästi kindel alus, sinul just katkine pere, aga mõlemad on nagu isiklikult Jumala armus ja tões kuidagi saanud kasvada oma otsuseni ja olete nagu täna nagu selles mõttes nagu üksteise õdedena ja sõbrannadena koos teenimas, üliilus. Aga kui te vaatate Türi peal ringi, siis millised on üldse Türi noored? Kas hakkavad silma mõned tüüpilisemad, ma ei tea siis, asjad, mis on ägedad nende puhul ja asjad, mis on nagu katkised nende puhul, et millised on Türi noored või te olete ka seal või vähemalt seal kandis ju koolis käinud, et mida te nagu olete tähele pannud? No mida mina enda pool olen näinud, et noored nagu nad näevad või nad tunduvad alguses väga kinnised, et neid ei huvita, aga kui sa päriselt lähed nendega julgelt rääkima, siis tegelikult on nende sees küsimusi ja nad tahavad vastust ja nad otsivad midagi suuremat kui lihtsalt elada. Suudad sa meenutada, mida nad näiteks küsivad? Et ma võib-olla panen niimoodi kohe su praegu on spot, on ju, aga nagu öeldakse, aga selles mõttes, et kui tulebki mõni küsimus mõnelt välja, et millega see seotud on, et kas see võib olla näiteks keeruline kodune olukord või mingi asi, et tegelikult on alati Jumala kohta mingi mõte ja nüüd ta saab lõpuks jagada või mis sorti need asjad on? Väga sageli on minu tuttuvatel olnud mingid eelarvamused no, usu kohta üleüldiselt, et mida ma tohin teha, mida ma ei tohi teha, kuidas nagu päriselt see välja näeb. Nii et ma olen just nagu nii-öelda igapäevaelu saanud neile rääkida. On sul midagi lisada, Anita? Ma ütleks ka, et minu poolt on samamoodi tulnud küsimusi, et kas koguduses tohib ainult nii või tohib ainult niimoodi või kõike seda selle noort, et mis küsimused neil on, aga Türi noorte osas, ma olen terve elu elanud Türi kandis ja kasvanud ka üles satsi Türi noortega ja niimoodi. Ja praegu, kui ma vaatan ka, kui ma käin sellest palju, käin linna peal ringi ja tean oma naabruseski, siis ma ütleks, et Türi noored otsivad midagi ja seda on näha, et nad üritavad leida seda midagi, mis teid nagu täidab ja annabki elus selle tunde, et vot see on see, et see kuuluvus ja see väärtuse tunne, aga võib-olla kuna kas taustast olenevalt või millest iganes see tuleb, siis et keegi ei tea nagu kogudusest või kirikus, siis nad otsivadki seda maailmsetest asjadest. Hästi palju on sellist alkoholi ja suitsetamist ja pidutsemist ja kõiki selliseid asju Türi noorte seas. Sellist gängi olemist ja niimoodi. Kui paljud Türi noored, kes ei ole kristlikust perest pärit, nii nagu sina, Anita, omal hetkel, kui paljud niimoodi jõuavad kogudusse, et sõber või sõbranna kutsus või pannkoogi pargist, et kuidas tundub? Kas nad tulevad raskesti pigem või tulevad? Mina mäletan seda, et oli aeg noortekatel, kui küsiti, et kelle vanemad on kristlased, siis mina olin üks, kas 2 või 3 ainus, kes ei olnud kristlikust perekonnast. Ehk siis suurem osa olid kõik ikkagi koguduses üles kasvanud noored. Aga nüüd, kui ma vaatan meie noorte peale, siis ma ütleks, et see on meie koguduses käivate noorte peale, siis see on päris nagu pooleks juba, et on mitte kristlastest ja on kristlased noored, ehk siis ikkagi jõuavad kogudusse ja hästi palju, kes on jõudnud, ongi ikkagi see, et mõni klassikaaslane on kutsunud ja kutsunud ühe korra ühte sõpra ja järgmine kord teist sõpra ja 3. korda tulevad, võtavad terve rea juba klassiga kinni. Et ma ütleks, et ikkagi
ikkagi on kasvanud see, et tulevad ja on avatud ka need, kes ei ole kristlased kristlikust perest. Vahva, et seda on rõõm kuulda. Ma haaran siit kõrvalt, et nagu juba lubatud, et siis natuke räägime ka sellest, mida teie olete ise ka oma noortetöös praktiseerinud. Näitan vaatajatele ka, et võib-olla me paneme selle graafikana ka, aga igal juhul näiteks minul on käes praegu siin 4 materjali. Ühe nimi on Vaata, mis on siis mõeldud neile, kes võib-olla üldse ei ole kristlased. Aga et nad saaksid siis võtta aega ja vaadata, milline nende suhe Jumalaga on. Isegi kui sa oled mitte kristlane, sul on mingi suhe Jumalaga. Isegi kui see on uskmatuse suhe, eks ole. Ja siis sa saad siit minna edasi ja avastada, mida Piibel ütleb sinu suhte kohta Jumalaga. Siis on selline nagu inglise keeles tuletatud materjal nagu Grow. Siin on Grow 1, aga teed neid on kuni 6-ni. Ja või oli 5-ni või? 5-ni. Ma ei ole veel 6, ma võin kirjutada 6. Need on 5-ni jah, just, aga mis on siis nendele, kes on teinud oma otsuse Jeesuse kasuks ja kuidas siis nemad saavad kasvada. Sellist materjali saab teha noortega ja nüüd need, kes juba teenivad kaasa, need, kes said ühel hetkel Mariks ja Anitaks, siis meeskondadele, noortetöö meeskondadele on olemas siis alused teenimistööks selline materjal, ehk siis mis räägib näiteks 6 põhiväärtusest, mida Jeesus praktiseeris, kui tema ehitas oma teenimistöö tiimi. Ja siis on veel olemas selline materjal ka tiimile nagu või küpsematele kristlastele nagu jaga, et kuidas jõuda uute inimesteni. Ehk siis kõik materjalid sisaldavad ohtralt Jumala sõna ja samas siis selliseid praktilisi nagu väljakutseid, et sa saad vastata küsimustele, mõelda mingid asjad läbi ja nii edasi. Ühesõnaga, tegelikult on veel erinevaid materjali veel, nagu näiteks C-Cards äpp, siuke telefoni äpp, mis on väga lihtne kasutada noortega, et nendega vestlusi pidada. Aga nüüd ongi minu küsimus. Oli mingi hetk üks selline väike üritus, kus noortenduskoma kutsus mõned noortejuhid kokku ja hakkas seal silma, et Türi noortetööl on siis olemas terve nii-öelda Exceli tabel, et mis materjale nad on teinud, mitu korda, kellega, kes on mis materjalid läbi teinud, kes ei ole. Ja sellest tuli ka võib-olla see idee, et täna natuke seda ka käsitleda. Et Mari, alustame sinust. Millal sa esimest korda mõnega neist materjalidest kokku puutusid ja mis oli sinu roll? Mina olin vist siis 9. klassis ehk siis 4 aastat tagasi. Meie siis tolleaegne noortejuht ütles, et leidsin siukse vahva materjali, et võiks läbi teha. Ja siis mõtlesin, et mis ikka saab olla. Ja minu jaoks see oli see Vaata see esimene materjal. Et see Vaata, see oligi, mul oli nagu nii palju küsimusi, aga ma ei osanud kuidagi küsida neid. Ja siis ma nagu läbi selle materjali töötamise, siis ma saingi nagu endale lahti mõtestada. Kuidas ta tegi seda? See noortejuht Eliis Lausvee, eks ole? Nüüd siis juba Eliis Horm, aga jah, et kuidas ta tegi seda? Kuidas need kokkusaamised välja nägid? Me saimegi mingil pärastlõunal kokku, võib-olla käisime kohvikus, istusime, rannas vist käisime. No nii, rannas isegi, mõnus. Oota, kus seal Türil rand on? No Teisjärv, Paide või Türil on ka oma Teisjärv? Türil on ka, jah. Okei, nii, seal rannas, selge, no nii, selle saime lahendatud. Et saimegi lihtsalt kokku ja et minu jaoks oli väga tore, et ma saingi ausalt rääkida, et see oligi nagu üks ühele, et nagu eriti tollel ajal mul oli väga keeruline gruppide ees rääkida, et mind väga aitaski, et Eliis lihtsalt tuli ja rääkis minuga ja ta ei võtnud mind kui kristlast, kes peaks kõike juba teadma, vaid ta võttis mind lihtsalt niimoodi nagu ma olin. Et ma saingi, jah. Okei. Ja tegelikult need materjalid, need on kõik siis natuke nagu haagitud väljakutsetega, mida ka Jeesus tegi oma jüngritele. Te ka mainisite ennem, et mõnes mõttes Türi noortetöö on ka sageli kuidagi niimoodi läinud, et nagu Jeesus, et küsib, et kas sa astuksid sammu, kas sa teeksid seda. Et Jeesus ka ju ütleski alguses, tule ja vaata, materjali nimi Vaata, eks ole. Ta ütles usu ja paranda meelt, järgne mulle, kasva, eks ole, et see kasvamise materjal on juba siis neile, kes on tõesti oma otsuse teinud ja siis sealt edasi, kuidas ta õpetas oma jüngreid tegelikult olema meeskond, eks ole, ja ise demonstreerides siis neid väärtusi nagu armastus, visioon, palve, piibli tundmine, kõik see.
alused teenimistööks see materjal ja jaga, et kuidas jõudagi lõpuks evangeeliumiga kõikjale maailma. Anita, sinu esimene kokkupuude mõnega neist materjalidest, mida mäletad? Täpselt sama nagu Maril, et ma mäletan, meid oli too aeg ma juba tean siis Türi rannas. Nojah, umbes, aga lihtsalt, et Paides. Et jah, et samamoodi, et meid oli umbes 4 tüdrukut, kellega siis enam-vähem korraga niimoodi jupphaaval Eliis hakkas tegema neid materjale. Ja siis saimegi samamoodi kokku, käisime kakaod joomas, me tegime natuke rohkem juba sügise paiku, siis enam rannailma ei olnud. Korra käisime kassiga jalutamas ja et samamoodi hästi mõnusad vestlused ja hästi hea oli ka elulistest teemadest samal ajal rääkida, et ta tõi hästi avatult ka oma kogemusi ja kõiki neid asju ka juurde, et see julgustas hästi palju, et tal ei ole ka nii-öelda kõik juba figured out. Yeah. Et ta samamoodi on olnud küsimustega ja selline julgustus, et see ongi nagu protsess ja kasvamine. Ja, et eriti sulle võis ju tunduda, et tema ka tugevast kristlikust perest pärit, et võib-olla tal on kõik paigas või nagu figured out, nagu öeldakse, aga tegelikult sa avastasid, et ta võis ka rääkida oma kasvukohti, kus ta võib-olla on ebakindel olnud, kõik see, eks ole. Yeah. Kas mõni neist materjalidest, mida ma siin välja ka tõin, on sinu lemmik ka, mida sa oled kas siis, ma ei tea, osalisena saanud osa ja väga klikkis või nüüd siis juba noortejuhina oled saanud teha ja oled näinud nagu ägedat minekut? Noortejuhina mina ise olen teinud ainult vaata materjali mõndade noortega ja enne juba seda, kui ma noortejuhiks sain. Aga minu enda isiklik lemmik oli jaga materjal. Nii. Sest et see oli kõige praktilisem ja kõige väljakutsuvam ja see pani päriselt, tegi selle usu nagu teooriast nagu praktikaks. See oli tõsiselt nagu väga väljakutsuv, et iga selle kokkusaamise lõpus oli mingisugune challenge järgmise korrani siis, et mida siis tegema pidi ja samamoodi seal Grows olid need ka, aga need jaga omad olid päriselt sellised sügavamad ja ikka natuke tõid värina korra sisse, et nüüd peab minema kellegagi rääkima oma loost ja peab minema kelleltki küsima, et mis sa Jeesusest arvad. Et see oli minu enda kõige lemmikum, sest et see oli väga väljakutsuv. Ja ma võin lihtsalt ära mainida, et võib-olla ongi, et mõni noortejuht või vaataja kuulaja mõtleb, et mis seal jagamaterjalis siis on, aga ta räägib näiteks siis sellest, et palveta on ju, saa selgust 5 nime sinu elus, kes ei tunne Jeesust, eks ole. 4 takistust, mis meil sageli on evangeeliumi jagamiseks. Ma ei hakka need ette praegu lugema, aga on mingid tüüpilisemad takistused. 3 lugu sinu Jumala ja selle inimese lood, et kuidas neid nagu kas jagada või tundma õppida, siis head uudised, mis siis muudavadki elusid ja siis ka tähendamissõnad, mis siis annavad aimu, milline nagu Jumala kuningriik võiks olla. Kas see vaatamaterjal ja kui sa läbi jaga mõtlesid, et mitte kristlased, kas sa tulid nagu lihtsasti need nimed üles või kuidas need nagu, kus need inimesed nagu, kuidas nad nagu esile tulid ja siis võib-olla mul on üks jätku küsimus ka. Et kellega seda vaatamaterjali teha? Ja näiteks. No kõige esimene oli minu enda sõbranna, kes hästi palju kogu aeg küsis mult koguduse kohta. No see on hea asi, kui keegi niimoodi küsib, on ju. Ja siis ma lõpuks, kui ma olin ise selle läbi teinud, ma mõtlesingi, okei, selle abil ma saan talle kõigele vastata nüüd. Ja siis tal tulid veel raskemad küsimused ja siis ma olin veel rohkem, et okei, ma pean natuke veel rohkem ise õppima. Aga sellega oli täpselt samamoodi, et olid mõned noored, kellega Eliis, meie endine noortejuht, siis palus, et kuule, et sa võiksid äkki selle noorega teha ja selle noorega. Et hästi tihti ongi nagu selle pilguga olen vaadanud, et kui ta nagu noortekatel juba käib ja on ja just kui potentsiaalselt võib-olla võiks selle järgmise sammu teha, et siis anda talle seda võimalust, et võtta seda üks-ühele aega, et just nagu Mari ütles, et tal ongi need võimalused, et küsida neid küsimusi, mida ta võib-olla noortekal ei julge küsida või ei ole seda võimalust. Et kui see on mitte kristlane uus inimene koguduses. Ja jah, ongi olnud iseenda tuttavad, kellel on neid küsimusi olnud. On olnud nii mitte kristlasi, kellega ma olen seda teinud, ega kristlasi, selliseid nooremaid.
need siis pigem nagu kogudusest. Ja jah, selline kindlasti palvetamise küsimus ka, et võib-olla võib hästi kiiresti tekkida see elevus, et tahaks nüüd kõigiga ruttu see läbi teha, et see et teha seda justkui projektina, aga see ei vii väga kaugele. Et selle koha pealt olen ka pidanud iseendale õnneks õigel ajal pidurit tõmbama, et okei, see ei ole ikkagi praegu see hetk ja võib-olla kunagi hiljem. Et see materjal on ikkagi päeva lõpuks nagu abistav kõigi nende suhete keskel, ta ei ole nagu see lõplik eesmärk, et tingimata kõik teevad selle projekti või sellest noorest saab kuidagi projekt selle materjali sees on ju. Ja. Mari, kas noortel kuidagi kuiv tunne ei ole neid materjali teha? No Türi randa lähed, siis vist ei ole. Aga kuidas nagu, oled sa ka teistel juba pidanud tegema neid materjale? Või ma olen ühe noorega alustanud, et me oleme ühe vaata kokkusaamise teinud veel. Ja no meeldan, et on ilmselt tüdruk, eks ole. Kuidas tema näiteks võtab pigem nagu lihtsasti, et teeme põnevil, et või tekitab materjal siukest, et mingi kuiv asi või kuidas nad reageerivad? Ta ise näitas initsiatiivi, et me English Campis lõpus tutvustasime natuke vist, et mis see materjal on ja et nagu üldse selline võimalus on olemas ja et siis noored said ise panna, et kas nad soovivad teha ja kellega nad soovivad ja esimene kokkusaamine ka, et ta oli nagu päriselt huvitatud, et ma nagu näen, et ta päriselt nagu, et ta ei ole seal sellepärast, et okei, ma panin linnukese ja nüüd ma pean seal olema, vaid et ta päriselt ka huvitab see. Vägev. Teie olete põhiliselt vist ilmselt tüdrukute seltskonnast teinud materjale. Kas te olete kõrvalt näinud, kuidas näiteks, ma ei tea, noored kutid, kas nad suudavad neid materjale teha või mis te olete näinud? Meie enda koguduses on noortetöö ka niimoodi, et meil on tegelikult mitu nii-öelda noortejuhti, mina ja siis meie noorte pastori abikaasa, kes on siis mees ja see ongi just selle eesmärgiga, et mehed pääsevad poistele paremini ligi. Ja siis tema on võtnud ette kuttidega, teinud vaatematerjalid, on ikkagi kõik ilusti lõpetanud, et algusest lõpuni saanud ilusti ära teha. Growga võib-olla natukene raskem kutte küll kokku saada, et võib-olla detaile ma ka muidugi täpselt ei tea, aga võib-olla on kuidagi sellist initsiatiivi raskem leida või poistel kuidagi välja näidata või ma ei teagi täpselt, aga selles suhtes, et tüdrukutega ma ütleks, et on olnud võib-olla lihtsam. Jah, et mina ju teen poistega hästi palju tööd muidu ja meie sageli peamegi liitma mingi sportliku tegevuse ja siis nagu teeme seda ka. Ja kuttidele meeldib rohkem midagi. Neil võib-olla need lihtsalt istumised ja sügavad vestlused tulevad imelikult, just kui sa oled eestlane ka. Aga jah, et tegevuse läbi kindlasti tuleb paremini. Vägev. Miks te üldse need materjali tegema hakkasite noortetööga? Või olete oma eelmiselt noortepastorilt Liisilt küsinud? Miks ta hakkas need materjali teiega tegema? No nagu Mari ütles, siis ta ütles, et tundub hea materjal. Ma arvan, et ta siis kuuliski komalt kuskilt läbi mingisuguse ürituse ja mõtles, et katsetab ja kui ta nägi siis head vilja, siis mõtles, et katsetab edasi ja ju siis on nagu hästi läinud. Just. Tegelikult ma ise siin niimoodi kaval nagu peas küsin seda küsimust, et tegelikult ka noortenduskomaga ja näiteks praegu ka, kui kuuled vaatajad, siis üks asi, mida me tahame teha kogudustele, kui nad huvitatud, me tuleme hea meelega noorte tiimile külla ja teemegi tiimiga hea meelega seda teenimistöö alused materjali. Et just, et tiimil oleks ühtne arusaam, kuidas me võiks noortetööd teha ja mina mäletan, mina omal ajal sain ka Türi tiimiga seda teha, et käisin mõned korrad, et minu meelest sa veel siis pildis ei olnud. Ei olnud. Aga näed, Jumal juba teades ette, et kuidas läbi selle Liis siis ja jõudis sinuni ja tegelikult ju Mari oli ka juba sinu sõbranna, aga äge ikka, kuidas see Jumal joonistab need lood kokku on ju. Ja et selles mõttes on rõõm teid ka nagu siin diivanil niimoodi täna näha jagamas, et uue põlvkonna käes on see. Missugust nagu tulemust või ma ei tea, vilja te olete nagu näinud, et kui te olete ka oma noortetöö, mida te muidu
juba super hästi teete, aga lisaks ka, kui see materjalidele mõelda, need noored, mis vilja te olete näinud, et kuidas see on siis neid noori mõjutanud, mis on olnud nagu lõpptulemus? Ma ei tea, kas mõni asi on nagu see, et tähistate ja mõni asi on nagu pettumus, võite kõike jagada? No üleüldse noortetöös ma olen märganud, et meie noored, vähemalt osad, on väga nagu täis jumala vaimu, et üks ongi äkki pool klassi oma koolist on vedanud kogudusse meile noortekale, et väga paljud ta sõbrannad ja inimesed on temaga kaasa tulnud, et noortes on julgust ja neis on tahet jagada jumalast. Ma ütleks seda ka, et see on meie enda noori hästi palju lähedasemaks toonud. Aha. Sest need grupimaterjalid, kui sa istud maha, need Grow materjalid, me oleme kõik 5 raamatut läbi teinud, see oli siis 20 kokkusaamist. Isegi mina ei ole kõiki 5 läbi teinud. Soovitame. Sellepärast ma arvasin, et 6 on olemas. Aga jah, et 20 kokkusaamist ja kui sa 20 korda saad ikkagi nende inimestega, nende sama, meid oli siis 5 tükki, 4+ läbi viia ja istud 20 korda maha ja tulevad need teemad üles, te jagate oma elusid, te jagate oma kogemusi ja kuigi me oleme justkui üles kasvanud koos nende noortega, siis me saime veel sügavamalt üksteist tundma õppida, me saime päriselt sõpradeks, tegime koos ka väljaspool kogudust põnevaid asju, et hästi palju kasvatas selliseid lähedasi suhteid. Väga äge kuulda. Võib-olla ongi, et ma tahaksin saate lõpupoole küsida sellise küsimuse, et mida te soovitate, kes tahavad alustada enda materjali tegemist, et mida võiks nagu kõrva taha panna, sest üks asi, et sa saad selle nagu asja kätte ja lähed siit nagu lehekülg haaval, nagu veerid seda ette, aga mis te olete avastanud, mis toimib hästi, et alates planeerimisest, läbiviimisest, ma ei tea, see, kuidas sa oled üldse häälestatud selleks, mis te olete tähele pannud, mis on hea ja mis on viga võib-olla teha? Sa võid alustada. Tuli nagu täitsa nagu unisonis. Alustuseks ma ütleks, et palveta, Amen. Kas sa peaksid tegema, kellega sa peaksid tegema, millal sa peaksid tegema ja siis sealt liigu edasi. Jah, seda kindlasti, et muidu sellest saabki lihtsalt projekt, siuke checklist, mis tuleb ära teha. Ja lisaks selline nagu praktiline asi, mis ma ütleksin, et sa pead ise varuma või olema valmis oma ajast seda aega võtma, sest need kokkusaamised võtavad aega, et võib ju, igal inimesel on erinevad graafikud, aga võib tunduda, et see korra nädalas tund aega, mis see ikka leida on, aga tänapäeval noored on hästi tegusad ja siis peab leidma täpselt seda aega, mis neile sobib ja mõnikord see vestlus võib olla pool tundi, üks osa võib olla mõnikord see on 1,5 tundi ja peab olema ise hästi, kindlameelne ka selles, et kindlasti noortelt tuleb see initsiatiiv, aga peab olema ka kannatlik, mitte kindlameelne selles osas, et kui ongi see, et noor ütlebki, et mul see nädal ikka ei ole aega, ma nüüd jäin haigeks, et kui sa näed, et temas ikkagi on see initsiatiiv ja tahe seda teha, et ära ise ka anna alla, et võib-olla võib nagu tunduda, ma räägin jälle omast kogemusest, et vahel juhtub, et mitu nädalat planeerid ja ikka juhtub midagi, jääb haigeks, peab perega kuhugi minema, et kõik sellised asjad, et kui sa ikkagi tunned, et see on see õige asi ja noor tegelikult ise tahab ja sa näed seda elevust temas, siis kindlasti teha seda ikkagi lõpuni. Kas teie olete pigem väga sõna-sõnalt võtnud materjali läbi või nii-öelda jätate vahele, skipite mingid küsimusi, sõnastate omamoodi? Me oleme täiesti tekstilt lihtsalt võtnud, et selle vaatamaterjaliga ongi täpselt niimoodi, et loeme nüüd selle lõigu ja vaatame, mis on need küsimused on ja arutame ja kui tekib lisaküsimusi, siis vabalt. Äge. No see on vist tõesti nagu rohkem naisterahvaste siuke, nagu ongi, et sa tunned ennast niimoodi vist heas mõttes ju, kõige paremas mõttes nagu heas raamis. Et näiteks mina olen kuttidega just vaadanud, ma pean nagu veits võtma mingi mõtted kokku, eks ole, ja siis natukene tõlgendame ümber. Pigem loed ette läbi selle, töötad läbi enne kui kokku saate või kuidas seda olete teinud? Või avastate koos? Minu meelest me oleme ikkagi enne vaadanud läbi ja üldse kokkusaamiste ajal ka me oleme väga noorega rääkinud, mõni võib-olla ei tahagi valjult seda läbi võtta, mõni tahab vaikselt lugeda, mõnega me loeme kordamööda, et
ma arvan, et on väga hea teha eeltöö ära, aga ka jah. Selge. Nii et igal juhul see on väga selline äge ja inspireeriv, nii et noortejuhid, kes ühest küljest tahavad materjale, jah, meilt saab, aga kui tahate küsida Eesti kõige kogenumalt materjalide kasutajatelt, siis tuleb pöörduda ikkagi Anita ja Mari ja teiste poole, eks ole. Ma tahaks lõppu küsida sellist asja, lihtsalt üleüldse, teie Türi linna, selle piirkonna, teie noortetöö, teie iseendi elude mõttes, mida te unistate, mida te olete Jumalalt neil päevadel nagu palvetamas või lootamas ja ma küsin seda selle tagamõttega, et vaatajad, kellest paljud ei ole võib-olla noored või isegi noortetöö tegijad, aga on sellised eespalvetajad, kaasajad, et nad ka teaksid, kuidas saab palvetada teie eest. Mida te igatsete? Mina ise igatsen, et noored tuleksid Jumala juurde ja et noored suudaksid ka oma vanemaid tuua Jumala juurde. Palju Türil elab inimesi? 5-6 tuhat. Mingi 5-6 tuhat, jah? Midagi sükest. Okei. Et just see kontekst, jah. Nii. Ja, et mulle tundub, et vähemalt vanemad on nagu veits kinnisemad, et kui sa nagu neile lähed tänaval rääkima, siis see jätab neid täiesti külmaks. Aga ma arvan, et kui nende oma lapsed tulevad, räägivad, et kõik, mida Jumal on nende elus teinud, et siis ka vanemad saavad tulla Jumala juurde. Just, et nende muudetud laste ja noorte elude läbi muutub ka vanemate elus midagi, see on üks sinu suuri igatsusi näha seda. Mina ütleksin nüüd seda, et see on nüüd hästi noorteühilik vastus, aga nagu ma enne ütlesin, siis minule tundub, et Türi noored väga igatsevad kuskile kuuluda ja oma seda eesmärki leida ja minu hästi suur igatsus ongi see, et nad võiksid vähemalt teadagi, et on olemas kogudus, et Türil siis, et on olemas meie kogudus, et on see koht, kuhu nad saavad tulla, kui on mured ja kui on rõõmud või lihtsalt, et aega veeta, et just see teadlikkus kogudusest, et see kasvaks, sest see oli see, mis mind tõi Jumala juurde, et mitte võib-olla isegi, kui ma ei mõelnud teadlikult, et ma otsin midagi, siis just see, et oleks see koht, kuhu minna. Ja juba Jumal on andnud nii palju neid, kes on valmis siis kuulutama ja andma seda teavet, nii et aitäh selle eest, kuidas te panustate Jumala riiki seal Türil ja seda oli väga ilus kuulata natuke neid lugusi teist endast ja kuidas te siis noortetööd olete teinud. Nii et aitäh, Mari, aitäh, Anita. Aitäh, Indrek. Sõitke siis ilusti koju tagasi ja jätkake, mis te olete tegemas. Vaatajatele, kuulajatele, aitäh, et olite kaasas. Hoidke siis Türi piirkonda ja neid vahvaid noortejuhte ja noori oma palves. Näeme järgmistes episoodides.